Märtsi alguses oli neid 100 ja oma võiduvõimalusi hindasid nad kõrgelt. Eks esmapilgul näigi päris lihtne olla parem kui 99 kaasvõistlejat. Mul lapsed ütlesid, et nad saavad varsti siis uue autoga sõita. Ma arvan, minu eelis on see, et ma ei anna alla, ma lähen kindlalt edasi. Tugevuseks võiks olla stabiilsus ja mitmekülsus. Ma oskan kõike, mida oleks vaja siin. Kuna ma olen väikese lapse ema, siis võib-olla sellised pallimängud sobivad mulle. Seltskonnamängud võiks olla tehtavad ja fun. Minu arust võiks salvestus ära jätta, sest ma võidan selle niikuinii. Kuid seltskonnamängudest jäi asi siiski kaugele. No kui just esimest ülesannet mitte arvestada, kuid ka see osutus liialt raskeks ühele võistlejale. Eilseks oli 100 võistlejast alles kõigest 10, kelle ees seisis taaskord 9 üllatavat proovile panevat ja muidugi ka närve parajalt testivat ülesannet. Esimene hooaeg tõi kaasa emotsioone ja kaotusvalu, kus pisaraid tagasi ei hoitud. Favoriidid pidid tunnistama allajäämist. Ma ei tea, kui teine veel tulen seal, teen tagasi tule. Võistlushooaeg üllatas nii suurte emotsioonide. Mina olen nagu piripilleliisuma puskiisu. Ja lõpuks finaal, mida kõike polnud viimased 10 võistlejad pidanud läbi tegema, kuid seda magusam oli seista lõpuks silmitsi võimalusega tõesti kogu mäng kinni panna ja võiduauto endale napsata. Auhind on kindlasti kõigile meile ja ka mulle väga oluline. Ma pole kunagi nii uue autoga sõitnud. Hiljuti sündis mul teine laps ja praegune auto on üpris pisike ja 2 turvatooli ei mahu kesti sisse ära. Et siis ruumikam auto kuluks väga ära. Just teie oletegi need 10, kes on nii lähedal sellele magusale võidule, sest üks teie seast ongi parem kui 99 ning Honda HR-V võitja. Autot tahan ma võita sellepärast, et siis saaks oma auto maha müüa ja saaks liisingust lahti. Kuid siis ei teadnud veel keegi, kas Fortuna naeratab või tuleb tulevikuplaanid ümber teha. Täna on siiski selge, et just Rauno on parem kui 99, aga kerge see ei olnud. Top 3, siis oli eriti hea tunne. Mul üks oli kindel, et teiseks ma ei jää. Aga kolmandana ma juba võisin lõpetada, aga kui 2 oli, siis ma mõtlesin ainult võidule juba. Ei oskagi emotsioone välja näidata, pisarat väga minu näost ei leia, aga siisimes on tegelikult väga hea tunne ja ma olen väga rõõmus. Kuna ma elan Kiilis, siis esimese sõidu teen maale, tööle, Aravetele, lähen Päästekasse tööle. Ka saatejuhi debüüdi teinud Sam jäi oma sooritusega rahule ja vaatas tervele hooajale tagasi kui uuele kogemusele. Äsja siin taga on, eks ju, värske võitja selgunud ja ka mul on niisugune tunne, nagu poleks võitnud praegu midagi. Seega minu arust on tunne mega. Ma ei tea, Grete, kuidas sa minuga rahule jäid? Ma jäin, issand jumal, kust ma alustan? Sam, sa oled mul lemmikräppar.